täna juba rada mööda läbi ja üle ja vaatad kõiki need kohad ära, mind huvitab päris kohe, kuidas need traileriklassi sõitjad võtavad seda nii-öelda viraaži sealt ülevalt, aga hakkavad nad said ja just sellistes ronimites nagu keegi on trailerite klassi võistlusi võib-olla kas või nii-öelda kuskil meediavahetusel näinud, siis kindlasti on. Jakob Saks, number 881, Reekoda, Ritsi sõitja oma KTM-iga üritamas eeldada maksustega. Kaido Somelar, number 912, Tartu Enduro klubi sõitja siin teie ees ja seal numbri all nüüd jääb selle numbri võlgu Traikilist, aga siin number 912 ja Kaido Somelar ja number 119 Jarko Metsik, Reetmoto rohkasõjad ja nagu te näete, juba läheb vähe nobedamalt. Tiit Kipper ootab ja vaatab siit, mida siis teised sõitjad teinud ja näed, sõitis ratta siia nii- öelda teislähe taha kinni ja mis nüüd edasi saab, neil on vaja osavust ja julgust, et saada siit minema ja saada siit üle. Number 69 ja nende nime võrdleja ja traileriklassi sõitjad on siis soomlastest nüüd on see Juka Mägela või Max Angermaa ja 273 Juga Mägelaga ma olen siin päeva jooksul vaatatud siin oma paarkond läbi kui number 913 ja Jaanus Somela Tartu Enduro klubi üritab siin Tartu tähekombinatsioon suuresti Tartu au sõrmjõuina kui siin number 34 ja soomlased Timo Soonjärvi on number 40 Marek Juustalu moodulist Tartas number 338 ja seal on nüüd kas on see Trailiga siis Tarmo Maavel aga number 485 Harri Lobonen Soome Harri küll üritab oma Serkoga nüüd siit üle saada ja 881 Jakob Saks on juba siit teist ringi vähemalt tegelikult, et nagu te näete, mida on klass edasi, seda põnevamaks on minemas see liiklemine ja võitlemine siit ja päris oli nagu survestatud, et sobe tuleb see ring siit välja ja loomulikult ootan mina ja ootavad teadvahtel juba kui pro-klassi sõite siin Toomas Riisa ja ülejäänud kompanii koos värviga aja peale tulevad, siis kuulub, et läheb lõiupilemaks ja lõiusemaks läheb juba kindlasti, kui hakkavad need poolfinaal sõidud, aga siit hetkel siis number 338 nüüd kadus see suur pande mul silmade eest ära, need võtavad praegu seal nii-öelda üritavad eralstardistiilis võtta seda viraaži, nii et kas täna juhtub ka see, et sinna tagumisse kollasesse viraaži poed enam otsa juurde sõidavad kaks sõitjat koos, no ei taha küll uskuda, aga mine sa tea, aga näete, traileri lähevad siit nagu ükski. Ei olegi nagu probleemi siin Juga Mägelal Soomest ja Max Angermaalt, nii et võetakse neid kändusid nagu nohu ja Timo Soonjärv on jõudnud juba teisele poole ning üritab siis valib nii-öelda Mitsubishi, tahtsin öelda piiks ja ta on ütlemata, mis aga sellest Mitsubishist on üle saanud. Siit number 900 Tiit Kipper, mees Eestimaa krossiradadelt tundub juba aastaid ja Jarko Metsik siis oma KTM-iga ja sõitma esindavas siis Reetmoto Racingus ja näete, omad nõuandjad on juba siia raja äärde tekkinud nii mitmetel sõitjatel, kus peetakse kinni, öeldakse, võta paremalt, võta vasakut, keskelt, aga siin
saab uuesti seda võtta ja näed, kuni välja jälle Mitsubishi, vaene Mitsubishi kunagi kindlasti kellele väga hea auto, aga sellest väga heast autost ei ole mitte midagi järgi teada, nii nagu see 74. aasta GAZ 52 korpusi automobiili Saloon, mis sõitis siia oma jala peal ja oli kunagi bensiiniveod, kuidagi bensiini nii-öelda tankimispüstolus on alles. Aga kõik sellest Kaido Soomera, Marko Tuurab, kuni sõitjale, Marek Puhkalud on kõige töös, Kornelist ja Kas võtavad nagu kohvi juba seda rada, nii et ega seda rada nüüd ausalt ütles raskemaks teha enam midagi ei anna ja keerulisemaks ei saa öelda, teha. Nii et teeks midagi võistluste käivuste juurde, tõhinevad tingimused, kui krossinaja peal sõidetakse võib-olla kuskil trajektoor sisse vahepeal, eriti kui on soolo ja külgratas külgvattudega masina peal eraldi, siis tuleb juba muutustega sõita ja seal Jaanus Sovelal siis ajamas rendi peal on palgi peal oma Serko nii-öelda rehvi soojaks ja nüüd tuleb väike jookpaus, käed läksid pakuks, sõrmed on kanged. Jüri Brauer, Tartu suur muru, kõnnib seal bussi peal, seal vaata silti, täna bussid ei sõida. Vaata ülesse, seal jookseb silt, bussid ei sõida, kuni aga ma ei saa aru, miks Braueriga tänavale riietus täna. Ega sa ei olnud kevadpäevadel, sa tulid motovõistlusele. Brauer, legendaarne mees Eesti krossimaailmas, kes on sõitnud nii ringrada ja sõitnud ringrada mitte statistina, aga ikka päris tõsine võidusõitjana ja sõidab, krossida eriti enam ei sõida, aga ei tuule ja keskuskrossil võtab kaasa. Vaata, pro-klassi meestel on raja ääres veel väga palju nalja veel ja naeratus on uuril ja konkurendid, kes täna starti ei tule, on nii-öelda tulnud kaasa nõu andma ja nii-öelda kiibitsema, no miks sa nii ei sõida ja miks sa naa ei sõida. Jah, täpselt nii, õige liigutusel ei saa ju avalikult seda teha. Ütle sellele härrasmeele või seltsi peale seal vasakul käel, et räägime pärast võistlust, aga eks loomulikult kogu sellel tehnikal ja tehnikaspordil peab väike huumorimett ka juures olema ja ütleme niimoodi, et võidusõit ja tõsine võidusõit ja praegu on nii-öelda nagu suusavõistlustel ülestardis sõit, aga kohe läheb ühistardiks sõiduks ja ühistardist on reeglid ja natukene teistmoodi ja vaatan siin, et Nordi Logonen viilib juba 3. ringi, millegi pärast see tagamis viraaži osa ei taha sõita, aga juba Mägela on võtnud väga tõsiselt seda tänast võidusõitu, sest ringilt paneb edasi arvestades seda aega, mis täna peab kokkuvõttes sõita, tuleb 2 palju ja palju nüüd on jäänud seal veel aega sellest